tere, armas Aariel, et näen, et toimetad siin, et palun räägi, millega tegeled? Mina olen nüüd siin sellise sümboolika juures, mis on tehtud selleks, et tähistada seda meie residentsi sisseastumist. See on nagu meie selle laagri, rahva ja kus me oleme kõik nagu oma kokkusaamisi pidanud ja selliseid sündmusi. Ja see on siis meil nüüd selliseks tähistuseks. Kuna ma olen nüüd mitmeid kordi juba seda kujutist teinud, mis tähendab, et see on see Ema Maarja kujutis, mis on meil valminud lipumonogramm või lipu jaoks tehtud selline esmane kujutis ja sellel on siis tiivad, sellised ilusad ülespoole tõstetud tiivad, mille küljes on siis ka logolause, tõuse sa suudad. Siis on veel Ema Maarja punane värv tiibadele tehtud nüüd. Siis on see liiliatega kaunistatud monogramm, mis tähistab samuti Inglide Robert Maria nagu ja Maria Angletooriumi tähis. Ja selle lipu valmimise protsess oli ka väga huvitav. Et olin paar aastat nagu inglikoolis olnud ja minus avastati või toodi välja need nagu kunstianne, et ühesõnaga käelised tegevused, mis on nagu mul kunagi ka nagu välja löönud, aga jäid nagu soiku. Ja kui nad jäävad soiku mingid anded, siis neid tegelikult pole olemas. Aga tuleb arendada. Ja niimoodi siis toodi ka minul välja, et tuleb hakata valmistama ka monogramme. Oli ka Mariamsi, Inglide Robert Maria monogramm ja siis lõpuks ka tuli teha ka lipu monogramm. Ja esialgne lipu kujutis siis oligi meil valge põhja peal ja kuldsete tiivaosadega siit, mis oli praegu on punane, olid kuldsega värvitud. Järgmine lipp tuli siis juba kollase põhja peal ja punasega, tiivad punasega. Ja praegu siis lehvib meil väga uhke ja ilus lipp, kus on isegi maakera kujutis peal ja seal on täpselt see kujutis. Nüüd oleme sujuvalt jõudnud siia veel ühe väga märgilise koha juurde siin õppeaias ja ma saan aru, et see on seotud ka eelmise kohaga, kus me vaatasime Ema Maarja tähistust enne sissepääsu siia õppeaia. See väike mäekene oli siin juba ennem olemas. Et see oli armsate Inglide Robert Maria ja tema kaasa poolt siit tiigist võetud see muda, millest sai siis selline kena istutamise koht. Ja siia siis tuligi mõtet teha ka seesama lipu monogrammi kujutis, Ema Maarja kujutis. Ja see sai juba nüüd mõned aastad tagasi tehtud. Iga kord olema siin ka natukene rohitsenud. Siin on siis sellised huvitavad südametega kivid, 2 kivi. Need on siis armsa Inglide Robert Maria poolt siia niimoodi nende nagu mälestuseks pandud. Ja siin on siis Ema Maarja kujutis, siin tuleb natukene kohendada ja siit tulevad need tiivad. Üks ühe poolt, teine teise poolt. Ja siis on siis teadvuse tõstmise märk siin, kuldne väike. Mind on ka suunatud õppima aktiivtegevuste instruktoriks, mis siis loob ka sellise seose, et taimi ja kõike sellist tundma õppida, et ja ka matkaradadel käia, et
pürgimus on selle poole, et me siis olemegi sellised matkaraja sellised aktiivsed liikujad ja saame siis teisi juhendada, kas taimede, lindude või siis selle koosluse osas või et selles suhtes oleme me siin nii mitmegi meeskonnaliikmega selles ühises paadžis. Kuna sa oled loodustöö ja intensiivtegevuste praktikagrupi õppur, siis siin ma näen nagu eriliselt seda, kus see nagu välja tuleb väga hästi see praktiline pool, et palun räägi lähemalt. Segasin segu ja Armas Juuno ka aitas mind, et nende killukeste kokkukorjamisel ja pärast ka paigutamisel. Ja siis me tegimegi, kõigepealt siis alustasin mina siis sellest armsa ingliterapeut Maria nime kirjutamisest siia nende killukestega. Ja siis ilus ingel tuli ka veel siia niimoodi kuidagi kujunes. Ja siis kõrvale siis paigutasime oma nimed. Igal ühel oma nimi. Welcome! Tere tulemast meie residentsi!